tere teile! Mina olen Merlevaha Tupperware Eesti esitleja ja kutsun teid täna oma Tupperware kodusesse kokaklubisse. Iga õhtu on meil mure ja mõte, mida perele valmistada. Ja selle jaoks on väga sobilikud ahjuroad, erinevad hõrgutised, mida teha väga lihtsalt, viilutades, erinevaid tooteid kokku pannes või hoopis terve kana-ahju või liha. Aga tihtipeale oleme me küsimuse ees, millist ahjuvormi kasutada. Ja selleks on Tupperwarel olemas ideaalne ahjuvorm erinevates suurustes. Näitan teile kõige suuremat, lubage tutvustada Ultra Pro. Ultra Pro, see on nüüd 5,7 liitrit, millel on ta on kerge, ta on selline plastik, mis kannatab -25 kraadi ja +250 kraadi kuuma. Teda võite kasutada loomulikult vaid elektriahjus. Kui on olemas erineva suurusega, näiteks 3,5, milles me täna valmistame, siis see tegelikkuses mahub ka juba 28 sentimeetrise läbimööduga mikrolaineahju. Et teda võib ka kasutada soojendamiseks ja valmistuseks ka mikrolaineahjus. Oluline on teada, et Ultra Pro vormil peab jääma 5 sentimeetrit äärtest, kui me paneme ta ahju, ja alati palun panna ta kuuma ahju, sest paljud ahjud töötavad temperatuuri ülesse grilliga. Kannatab ta +250 kraadi, aga soojalt soovitan 180-200. Panna ahi sooja, rest paika ja siis saate te Ultra Prod hakata täitma. Ultra Prol on üks väheseid selliseid häid tooteid, mis ta on esiteks kerge ja plastik tundub uskumatu, eks ole, et teda võib kasutada ahjus. Oma väga hea materjali ja sooja pidavusega ja sooja edasijuhtimisega, kuna kaanel on ümarvorm, siis see sooja juhtimine toimub ja samamoodi anumal on ümarvorm ringis. Kõik kuumeneb ühtlaselt. Lisaks ei ole teil vaja kasutada liigset vedelikku. Lihad jäävad mahlased, tekib vaid enda mahl. Pange lihale alla natuke köögivilju, sibulat, küüslauku, maitsestage liha siinsamas ära, gaas peale, ahju ja tõesti ahi on puhas ja liha on pruunistatud. Oluline on siis teada, et Ultra Pros me kasutame vaid plastik- või silikonkaabitsaid, ei tohi minna siia noaga ja iga väike täke võib tekitada mikroprao, mis rikub ära teie hea toote. See on väga oluline, et alati serveerides, kui te kasutate seda serveerimisanumana, sest tegelikkuses ta hoiab ka sooja, palun pange juurde erinevad labidad, erinevad lusikad, millega on hea serveerida. Lõigake liha juba enne valmis ja serveerige lauale piduroog, mis tõesti kestab kaua kuum ja on mahlane. Siin võib valmistada erinevad ahjuroad, nagu me rääkisime. Siin võib valmistada leiba, saia. Tahan näiteks näidata, praegu on mul siin kasutusel lasagnevorm, mis on siis 3,3 liitrit ja siin on mul valmistatud juba perele kartuligratään. Kartuligratään 3,3 liitrises Ultra Pros, kus on siis viilutatud Mando Junioriga, meie suure lemmikuga kartulid, imeõhukesteks viiludeks. Näitan teile viilusid, sellised, see on nüüd paksem variant, aga veel õhem, aga saab 3 paksust on Mando Junioril. Vahele on pandud küüslauku, peale toidukoort ja juustuviilud. Ja ta on valminud gaas peal, ahjus. Lisaks panin ma peale lõhe. Lõhel on paber sellepärast, et teda siit oleks hea ära tõsta, aga ahjus olid need nii. Ultra Pro ahjuvormi gaas on eraldi ahjuplaat, mida te saate kasutada ka üksinda. Pitsade, kookide, viinerite, pirukate tegemiseks või te valmistategi korraga. Kas te tahate kaetuna, kui teil on mitu erinevat vormi, tavalises kataloogis on kaaned eraldi müügil, eripakkumiste ajal on kaaned komplektis. Küsige julgelt oma esitleja käest või kirjutage mulle Merlevaha, et kaant saab kasutada ka eraldi ja neid võib panna siis peale, kui te tahate, et ahju ei määriks, ei pritsiks, aga pruunistamise mõttes toimib ta samamoodi. Ultra Prol on siis väga oluline meeles pidada, et just see sooja juhtimine on väga hea, vedelikku minimaalselt ja et te saaksite seal valmistada ka pruunistatud toidud kaane all. Mina võtan praegu 3,5 liitrise Ultra Pro. Mul on viilutatud siin sellesama Mando Junioriga suvikõrvits.
suvikõrvits, mida on väga hea siin panna just nimelt ja näitan ka teile, kuidas imelihtsalt saab suvikõrvitsalt. Teen hoopis paprika siia. Suvikõrvits on juba viilutatud. Lapin põhja. Natukene panin õli. Kui me tahame, võime teha ka suvikõrvitsast pikad laastud. Seejärel asetan siia peale toorjuustu. Kasutan meie kaabitsaid, köögitoorjuust, mida on väga hea panna, kanda ühtlaselt siia peale, ajada laiali. Nii läheb ta laiali. Kui te tahate, ta on toasoojana palju parem kasutada, et ta oleks ühtlasemalt jagunenud. Nii pandud. Seejärel võtan sibulat. Panen sibulat. Mulle meeldib, kui sibulat on palju. Seejärel paneme tomatipastat. Kas enda tehtud? Minul on siin selline natuke krehtisem. Natuke seda peale. Seejärel hakkliha. Hakkliha on ette ära pruunistatud. Täpselt samamoodi kaabitsaga või lahidaga. Väga hea võtta. Pruunistatud hakkliha ajame laiali ja paneme järgmise kihi. Nii mitu korrust, kui te just tahate. Ei mingeid jahuga kihtisid, vaid just nimelt selle sama suvikõrvitsaga. Suvikõrvits järgmine kiht. Samamoodi võite teha kartuliga, kartulivormi. Nagu mul on siin gratin küüslaugu kartuliga, siis siin võib teha samamoodi jälle. Paneme jälle toorjuustu peale. Kui te tahate, võite teha toidukoores sellise kastme juba, maitsestada ära. Panna küüslauku sisse, mida teie pere just armastab. Et saaks sellise kiire ja mõnusa roa. Selles samas 3,5 ultraproos mahub ideaalselt tegema ka ahjukana. Karbonaadi, täpselt samamoodi suuremas vormis. Lasagne vormis võite te kana lahti lõigata nagu liblikana. Samamoodi saate lõhe seal sees teha, et teie enda valik, mis aineid te panete. Nii, ja mulle väga meeldiks, kui siin peal oleks ka paprikat. Selleks ma kasutan Mando Juniori. Võtan siit praegu number 1, kõige peenema viilu. Võtan paprika ja paprikal lõikan natukene ära, et oleks ta puhastada ja nii. Ja nüüd võtan selle sama Mando Juniori nuia, vajutan talle otsa, et ta jääks täpselt keskele ja tuleksid mõnusad rõngad. Imeõhukesed. Nii, näitan ka teile sellised head laastud. Number 2 on järgmine. Number 2 on järgmine, kui te tahate juba kaunistamiseks, et ta oleks selline suur rõngas, mida peenem, õhem paprika, seda paremini saate. Ja niimoodi ka paprikakihid siia peale pannes on ta selline hõrgum. Nii, paprika on pandud. Nüüd paneme jälle hakkliha. Paneme jälle hakkliha. Ja siis mis teile endale meeldib? Kas te tahate viimase kihina suvikõrvitsat? Kas te tahate viimase kihina panna peale juustu, sibulat? Paneme sibula ka veel. Kasutame ära, teeme sellise mitmeks päevaks hea perel võtta. Nii, suvikõrvits on pandud, sibul on pandud, suvikõrvitsat oli paar laastu veel. Nii, ja nüüd võime peale panna veel toorjuustu või tavajuustu, aga minule meeldib ka täiesti kõva juustu peale riivida. Ja riivimiseks kasutan ma Tupperware käsiriivi, mis on siis hästi mõnus peenike riiv. Kuna suvikõrvits ise on nii mahlane, siis ma ei soovita siia hakata nüüd lisama eraldi koort või võid või vedelikku, sest suvikõrvits on ise nii vett täis. Ja teil tuleb selline mõnus kerge roog ahju panemiseks. Teete nii kõrge, kui te just ise soovite. Ja palun väga, suvikõrvitsa roog saab ahju minna. Aga kuna korrusena saab kasutada ka kaant, siis kaane suhtes saame me siia lappida juba bataadi. Bataadi võite enne õliga kokku teha või panna nad lihtsalt mõnusalt siia peale, et bataadi krõpsud teha. Või pirukad, et mitu rooga saab ühe korraga tehtud. Niisama lihtsalt on ultraprooga võimalik valmistada siis mikroonis, elektriahjus või panna ka sügavkülma, kui tahate hoopis serveerida, teha
praed ennem valmis või hoopis jäätist, mida iganes. oluline on siis teada, et mitte kunagi ei tule Ultra Pro sisse noaga, vaid kasutame alati Ultra Pro puhul just nimelt kaabitsaid erinevaid. Köögiristad on ka tupperwarel erinevad olemas. Nii et maitsvad road väga lihtsalt. Lisainfot, retsepte küsige julgelt kas enda esitlejalt või minult, Merle Vaha. Kõike ilusat!